Tere! Marko siin ja täna tutvustan teile nutikella, milleks on Fossil Carlyle HR. Analoogne kell on ka naisterahvastele, mille nimi on Juliana ehk Juliana. Meeste variant ehk Carlyle on siis selline tumedates toonides, on stainless steel ja must metall ja Juliana variant on siis rose gold ja roosa. Aga nad on täpselt ühe suurused, nii meeste kui naiste variant 44 mm ja muud erinevust peale korpuse värvi ja erinevate rihmade tegelikult ei ole. Mis ma selle kella kohta ütleks? See on praegu 2021 ilusamaid kelli, üks ilusamaid nutikelli, mis toodetakse ja mille hind ei võta veel jalust nõrgaks. Tal on kõik peal, tal on peal siis südamelöögi andur, loeb igasuguseid samme, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, sisemine kõlar, kõik on peal, et selles mõttes kõik nii-öelda kellad-viled on sellele kellale peale pandud. Praegu ei ole see mu originaalrihmaga siin, millega ta tuli, vaid praegu mul on küljes vana rihm, mida ma kasutasin TicWatch Pro küljes, oma eelmise kerra küljes, ja see on aasta otsa saanud vett ja vilet ja nagu näete, on ta päris punud. Originaalrihm on see. Kui te tellite, siis teil on valida 3 variandi vahel, kas metall, nahk või siis silikonrihm, mina võtsin metalliga, aga kuna ta on hetkel liiga pikk ja see peab lüli või paar vahelt ära võtma, siis ma asendasin selle rihma praegu teisega, mis mul on nii-öelda paras või mis on nii-öelda universaalne, et kasutan hetkel seda. Ja kuna tegemist on 22 mm standard kiirkinnitusega, siis mul on siin veel teisi rihmasid, mis ma olen oma TicWatch Pro tellinud, aga tegelikult polegi kordagi kasutanud. Aga neid on väga lihtne kasutada, kui näete, tõmmate nõksust siin lahti, natuke surute ja saabki rihma lihtsalt asendada paari sekundiga. Nii et kell on soovi erinevaid rihmasid iga päev kasutada, ei ole mingi probleem. Kell ise tõesti ilus, näeb igat pidi hea välja. Et kui mul eelmine TicWatch Pro oli selline robustne, siis see on küll, ütleme nii, et võrreldes sellega hoopis teise disainiga. Kas see disain meeldib, on ise küsimus. Mina otsustasin selle disaini peale minna nüüd. Nagu ma kurtsin oma Samsungi selle aktiivsusmonitori juures, et on silepind, et võib kergelt kriibustada, kui midagi üle libiseb, siis sellel tõesti see antud juhul on. Aga eks näis, kuidas see vastu peab see ekraan sellele kriimustustele. Sest TicWatch Pro olid nii-öelda kõrgemad servad ja otse seda ekraani tabada, kui midagi käe pealt libiseb, oli raskem. Ma loodan siiski, et kõik läheb õnnelikult ja saan edukalt seda kella kasutada paar aastat. Kella endal sees on veeross ehk siis Google'i tarkvara. Ta ei ole Samsungi ega Apple'i ega mingi muu siuke tarkvara. Et on Google'i üldine tarkvara ja jooksutab seda Snapdragon 3100, mis on siis kõige viimane sõna veerossi kelladel. RAM-i on 1 giga, mis on ka näiteks pool rohkem kui oli minu TicWatchil. Nii et päris head näitajad. Kõige suurem miinus selle kella puhul on aku. Ja see tähendab seda, et aku kestab 1 päev. Rohkem sellest loota ei ole mõtet. Ja kui te teete mingisugust sporti, siis ka mitte 1 päeva. Ja seetõttu ütlen kohe ära, et see kell ei sobi sportlastele tegelikult. Et kui te tõesti iga päev tahate tunde ja tunde mõõta täpselt oma aktiivsust, siis ta selleks sobi. Esiteks sellepärast, et aku saab tühjaks ja teiseks sellepärast, et ta ei ole väga täpne. Jah, ta sobib selliseks üldiseks mõõtmiseks, nii-öelda igapäevase aktiivsuse jälgimiseks, aga midagi eriti täpselt ei tule. Ütleme nii, et ega ta ei ole kuidagi vähem täpsem kui teised tavalised nutikellad, kui on puhtalt see spordisuunitlus eesmärk. Nii et selliseid lugerge ostke. Aga kui te soovite näiteks nii-öelda kontoririietuse juurde, siis seda kella soovitan. Ja tegelikult see näiteks, kui teile meeldib kuldne kell, siis sobib nii-öelda ka see naise nimega kell väga hästi ka mehele ja vastupidi. Et kui naine tahab näiteks musta või seda stainless steel'i nii-öelda, siis ma ütleks, et
mõlemad varianti saab kasutada nii mees kui naine, kuigi üks on selgelt tehtud siis naiste suunitusega, teine meeste suunitusega. Aga loomulikult on need nii-öelda universaalsed. Mis ma veel oskan selle kella kohta öelda? Ma olen seda kasutanud ainult mõned päevad, nii et täpset ülevaadet ei julge anda, pikka muljet, aga ta on veekindel, ehk siis võib julgelt duši all käia. Soolasesse merevette ma vast ei läheks, aga ujumise kannatab ka ära basseinis, et tegelikult ei ole mingit probleemi. Et selles mõttes on sellega ka kõik okei. Kui te ei taha kogu aeg seda kella näppida ja tahate saada teavitusi ja näha oma tavalist aktiivsust, samme, selliseid asju, siis ta on super kell. Ta on kõige ilusam kell ja teeb selle töö kõik ära. Google Pay saate peale panna, kui teil on vastav pangakaart, mis seda toetab, või siis äkki hakkab mõni Eesti panka seda antud fossili tootjat siis toetama, siis saab ka kasutada kohe hetkega. Aga tõesti, ainuke põhjus, ma ütleks, sellest kellast hoiduda on aku, kui te tahate rohkem kui ühe päevalist kestvust. Miks ma selle üldse ostsin, mis ma pean selle eelisteks? Kõige suurem pluss on kindlasti see, et milline näeb see kell välja. Ta on tõesti üks ilusamaid, mida te saate siin 2020 osta, et võib-olla tuleb siin aja jooksul ka välja sama ilusaid, aga arvestades, kui palju see kell maksab, et selle saab siin 200–300 euro vahel. Algselt maksid need kellad rohkem. Nad olid isegi üle 300, aga fossil lasi hinda alla ja praegu saab ta pigem sinna 200 poole, et sinna 250 euro kanti, isegi võib-olla natukene odavamalt saab sellise kella endale osta. Ja selle raha eest ma ütleks, siin on kella küll. Kõik kellad, viled nii-öelda on siin peal. Ainuke probleem on selle aku kestvus. Ja ma suuresti usun, et fossil lasi ka selle pärast selle hinna alla. Tegemist on, ütleme nii, et Verosi suhtes üsna tippklassist tootega. Kui te nüüd loete teisi arvustusi, internetis, ingliskeelseid, siis te võib-olla märkate, et seal kirjutatakse palju seda Verossi ja see ei tööta ja on ikka probleeme ja nii ja naa. Siis ma võin teile öelda, et kui me hakkame nüüd väga-väga nokkima, jah, leiab probleeme, aga samas tal ei ole mingisuguseid erilisi probleeme. Ta on täiesti kasutatav, tal on kõik Google'i värgid peal, seal on ka sees siis kõlar, ehk siis saab nii-öelda kiti moodi rääkida, autoga ühendust võtta, aga siin on väga ja väga mugavalt see asi üles ehitatud. Näiteks keskmine nupp on keeratav, lisaks vajutusele, nii et saab läbi ka niipidi sirvida. Need kaks nuppu on programmeeritavad, võite panna sellise äpi just avanema siia, nagu te ise tahate. Ja siit saate siis, kui taha näpuga tõmmata, siis saate siit keerata endale neid teavitusi ette. Kas ma olen selle kellaga rahul? Ja olen. Hetkel ei kavatse seda taga ei saata. Mulle see kell meeldib ta disain ja kuigi ta on sama suur tegelikult, kui oli TicWatch Pro ehk 44 mm ja sama mõõduga on ka paljud teised nutikellad, siis reaalsuses ta tegelikult tundub isegi väiksem. Aga ütlen nii, et stiilipunktid lähevad kindlalt fossili kellale. Et siin nagu ei ole küsimust üldse. Minu meelest väga-väga ilus kell ja eriti selle siferplaadiga. Sest et see kell tahab saada ilusat nii-öelda nägu. Et näiteks ma võin siia panna mõne teise, mis ei ole nii ilus näiteks, kas või nägite siin seda, võtame selle, siis nagu ma ütlesin, heledad ei sobi hästi minu arvates, suht niuke nõrk, et see tahab samas niimoodi, kui ta on nii-öelda ooterežiimis always on display'na, siis ei ole viga, aga ta tahab üsna viisakat väljanägemist ja seetõttu on see ka kell, millel ma otsustasin osta tasu eest siis uue siferplaadi siia nii-öelda.
näiteks noh, siin on üks variant, mis on siis põhimõtteliselt näiteks näitab ainult kellaaega ja loetud tehtud samme tähendab. Et ega tal viga ei ole, täiesti okei ja noh, ka niimoodi kasutada minu meelest täiesti viisakas. Et maitse asi, siin on neid tasuta šiferplaate on päris palju. Et ma arvan, et ei pea keegi raha maksma, et leiab ka tasuta variantide seast endale täiesti sobiva. Ette heita, ega talle ei olegi midagi. Nii et kui te kaalute selle kella ostmist või võrdlete seda teiste kelladega, siis ma ütleks, et kui teid ei peleta eemale see aku eluiga 1 päev, siis on kõik okei. Julgen soovitada. Igatahes, kui olete valmis selleks, et iga öösel laete, pole küsimust. Ja noh, muidugi, mis on tegelikult selle laadimist tegelikult ei pea kartma. Sellepärast, et see laadimine toimub tegelikult väga ruttu. See kell laeb jämedalt, kui ta ei ole päris 100% tühi, laeb ta tunni ajaga kindlasti ennast täis. Ja kui ta on täitsa tühi, siis ta laeb natuke üle tunni. Ja ta ei ole nii otseselt juhtmevaba, tal on see 2 väikest täpikest siin metalli, mis ühelduvad nende rõngastega siin. Nii et ükskõik mis pidi te panete, ta igal juhul hakkab laadima. Vaat nii, selline lugu siis Fossili Carlisle HR kerraga. Ja see on nüüd generatsioon 5 ehk siis kõige uuem, et kindlasti hoiatan teid generatsioon 4 eest, ärge seda ostke, see ei ole hea. Sellised muljed mul sellest Fossili Carlisle HR-ist ja generatsioon 5, kõige viimane generatsioon. Ärge ostke vanemat, mida on ka müügil, generatsioon 4, see ei kõlba. Ta on igatepidi kehvem, tõesti igatepidi, et ärge seda viga tehke, sest et internetis tellides näevad nad üsna sarnased välja, aga peate jälgima, et oleks Gen 5 ehk siis kõige viimane. Ja kui ma teda rohkem kasutanud olen, võib-olla teen veel ühe video, nii-öelda pika ülevaate, aga praegu mõnepäevased esmamuljed on tegelikult väga head, tõeliselt ilus kell, üks ilusamaid, mida ma tean ja olen näinud ja ma olen tõesti neid põhjalikult otsinud ja uurinud, et mis võiks olla nagu sobiv. Et väga raske on leida ilusamat nutikella aastal 2020. Kõik on muidugi maitse asi, aga minu eelistus on see kell ja järgnevatel kuudel ja loodetavasti ka aastatel on siis minu kellaks Fossil Carlisle HR. Kõike head teile ja järgmise videoni.